Urmas on üks neist sõduritest, kes sai välismissioonil raskelt haavata. See juhtus jaanilaupäeval, kui eestlased tähistavad võidupüha, kui vaenlase rakett lõunase puhkepausi ajal nende majutuspaika tabas. Kaks 2007 mai alguses läksime siis missioonile oma meeskonnaga. Eks me ikka arvestasime, et kõik võib juhtuda ja rääkisime ka sellest omavahel ja paraku meie meeskonnaga siis juhtuski. Täpselt nii, et kaks meest, Jaku ja Kalle, said surma. Ja mina ja siis Jaune saime päris raskelt pihta ja siis need kergemad haavatud oli ka, aga suur õnnetus oli. Minu jaoks oli see esimene missioon, mis jäigi poolikuks, et kuna kogu see taastumine ja ravi alguses tundus, et võtab vähe aega ja tegelikult võtab see ikkagi kõik aastaid, et üksi oma füüsiline tervis korda saada. Ja pärast tuleb iseendaga ka hakkama saada, et need on hoopis teistmoodi tunded ja elamused ja mõtted, mis tulevad peale sellised oma sõprade surma. Ja sellega peab hakkama saama, et pere on väga suureks toeks. Peale isa koju naasmist on sel perel tulnud palju läbi elada. Esialgu tuli isa sõna otseses mõttes seljast tassida ja ka kõik tööd jäid 2 poja ning ema kanda. Meie jaoks muutus see, et me muutusime lähedasemaks perena. See on kindlasti üks kõige suurem asi. Me oskasime hinnata üksteise lähedust, üksteise kaaskonda. Ja see pani ka ülejäänud elu perspektiivi. Praegu kasvab Urmase ja Marje peres juba 3 last ja kõikidel neil on unistused tulevikuks. Pere pesamuna Marta-Mai käib huviringis, kus ta joonistab, modelleerib ja teeb keraamikat. Peale selle veel pillimäng ja laulmine. Richardi nõrkuseks on mootorrattad. Enda oma remondib ta ise nii palju kui oskab. Samuti mängib ta pilli, laulab ja teeb bändi. Lastest vanima Aleksandri unistuseks oli minna ülikooli. Ma näitan teile, mis juhtub siis, kui segada kokku torusiil ja natukene hõbepaberit. See reaktsioon võtab natuke aega, et käima hakata. Aga varsti te peaksite kuulama sellist mõnusat susinat. Minu esialgne plaan oleks minna kuskile soovitavalt välismaal ülikooli. Praegu mul kuvad meeles 2 erinevat riiki. Üks on Saksamaa, kus ma läheksin õppima materjaliteadust ja teine on Šotimaa, kuhu ma läheksin õppima puhaskeemiat. Aleksander saigi keemiasse sisse, kuid elu teeb omad korrektiivid. Peale sisseastumist otsustas ta hoopis kaitseväkke astuda. Siis tekkisid juba uued unistused ja uued plaanid. Praegu mina õpin Leedus, Vilniuse Gediminase Tehnikaülikoolis masinahitustehnoloogiat ja natukene insenerindust ka seal kõrvalt. Natuke leedu keelt ka seal olen selgeks saanud. Nii et see on omaette seiklus olnud minu jaoks. Ja see rahaline abi, mida Illenseri fond on mulle pakkunud, see on aidanud mul see seikluse tõeks teha.